Tervist, ilusat neljapäeva õhtut taas. Kätte on jõudnud 4. veebruar ja kell on 6 ja meie juba oktoobri algusest, oktoobri keskpaigast harjumuseks saanud Pavlovi refleks on taas käivitunud ja ma näen, et sa oled meie Facebooki seinal. See on igavesti meeldiv ja mul on hea meel sind siin näha. Virtuaalsete vestluste sarja Minu tervis raames oleme me sellel aastal juba jõudnud rääkida inimese psühholoogiast, oleme jõudnud rääkida unest, oleme jõudnud rääkida Hiina meditsiinist ja ravimiteadusest ja toitumisteadusest. Täna luba, et ma teen koos sinuga teadusest eelmise nädala teemast täieliku kannapöörde ja viin sind endaga kaasa usklikku, vaimulikku maailma. Luule Viilma ütles ühes oma raamatus, et Jumal on armastuse energia ja seda on hädavajalik mõista. Mina olen sellega väga nõus. Minu enda teekond selle teemaga algas Tartus Peetri kirikus siis, kui ma olin 11-aastane ja otsustasin ilma oma vanemate teadmata minna pühapäevakooli. Ma suutsin seal käia 3 või 4 korda ja miski minu sees hakkas minuga vaidlema. See usu, religiooni ja kõrgema looja Jumala teema koosolek on minu peas käinud kogu aeg. Olen ma otsinud igasuguseid vastuseid nii sellele, mis on, kui ka mis ei ole, mis peab olema, mis võiks olla, kes mina olen, miks ma siin olen, mis ta must tahab. Tervise teemal täpselt samamoodi. Küll on saanud juurelda seda, et mis on minu vastutus, mis on tema vastutus ja kas ta üldse vastutab millegi eest või kas üldse mina vastutan millegi eest. Aga selleks, et nendele miljonitele küsimustele vastuseid leida või vähemalt püüda leida, kuskile sinna teemasse sisse kaevuda, olen ma palunud täna endaga siia sinu silme alla vestlema ajakirjaniku, usuteaduste magistri, geikristlaste kogu juhi Meelis Süldi. Tere, Meelis! Tervist! Sina õppisid Tartu Ülikoolis hoopiski ajakirjandust ja siis lisaerialana suhtekorraldust ja teoloogiat, nagu 3 eriala korraga. Tõsi, ma oleks hea meelega õppinud ainult ajakirjandust ja teoloogiat. Aga siis usuteadust ei olnud võimalik tollel hetkel kõrvalerialana nii suures mahus õppida. Nii et tuli valida vähemas mahus usuteadus ja kõrvale veel midagi, ehk siis suhtekorraldus. Aga tõesti, toonane süsteem oli selline, et oli üks põhiala ja siis seal kõrval veel teised juures. Ja ma tegelikult astusin ka usuteaduskonda sisse teise valikuna, aga siis esimene valik oli ajakirjandus ja nõnda ma põhierialana õppisin alguses tõesti ajakirjandust. Ja ajakirjanikuna oled sa ju kogu aeg töötanudki. Just jah. Kusjuures teekond algas kristlikust pereraadiost, mis tänaseni ju tegutseb ülikooli kõrvalt ja õpingute ajal tegin seal hommikuprogramme ja noorte saateid. Nii et seda küll. Ja enne seda isegi, enne ülikooli astumist ma kirjutasin Postimehesse, seal oli selline tarbija kasu, mis väga regulaarselt ilmus. Ja siis seal ma olin selline kaasautor. Ja enne seda ma tegin kooli ajalehte ka veel. Mis koolis sa käisid Tartus? 16. keskkoolis, Kivilinna gümnaasium, nüüd on lihtsalt Kivilinna kool. Vaata, selle me oleks võinud küll enne selgeks rääkida, et me sinuga kooliõde ja koolivend oleme. Ma ei teadnud. Tore. Vaata aga. Võt siis. Oi, pärast räägime õpetajaid taga natukene. Vabandame juba ette nende eest. Aga kus sinu kristluse tee üldse või kristlase ja kristluse tee üldse alguse sai? Praegu sa elimineerisid ühe mu küsimuse. Ma tahtsin öelda, et kumb oli enne, kas teoloogiaõpingud või kristlus sinu südames, aga vist oli kristlus siis enne teoloogiaõpinguid. Kus see sul pärit on? Ja, eks see on ikka perekonnast pärit. Minu
nojah, sinu lugu, eks ole, on hoopis teistsugune, eks ole, et ei ole perekonnast sündinud see seeme, aga on hiljem istutatud sinna hinge. Minu vanaema oli see, kes õpetas mulle õhtupalvet lugema enne magama minekut. Jõuab õnnis õhtuke, ilm kõik heidab unele, taevaisa hoia sa meid nüüd oma armuga. Olen täna paha teinud, eksi tee peal olen käinud. Anna andeks armuga, et võiks rahus uinuda. No nii ta õpetas. See oli pool palvet. Teine pool oli seal veel juures, mida ma ei ole siiani ära õppinud. Aga noh, vanaema arvas, et aitab küll sellest poolest palvest ka. Tõnissoni teema. No umbes natukene nii. Ja siis järgmisena õpetas ta meie isa palve ka selgeks. Nii et need 2 palvet olid, mis on mind lapsest saati saatnud ja neid ma olen lugenud igal õhtul. No tegelikult tänase päevani ja ma loen mõlemat, kusjuures seda poolikut lastepalvet kuni siis meie isa palveni ja lisaks siis oma palved ja mõtted sinna juurde. Ja ma arvan, et ühel hetkel ma hakkasin mõtlema, et mis loits see siis on, et mis nende sõnade taga on. Ja kuidagimoodi ma keskkooli ajal juhtusin ka kristlikesse ringkondadesse. Meil käisid inglise keelt õpetamas baptisti kirikust pärit missionärid, kes olid Ameerikast tulnud. Ma mäletan, issand, kui sa ei oleks seda öelnud, mul vist poleks kunagi meelde tulnud. Ühe aasta ma sain õppida ühe Ameerikast tulnud õpetajaga koos. No ma ei ole kindel, kas see oli täpselt seesama, sellepärast, et seal võis olla ka erinevaid missionäre eri aastatel. Pärast rääkida sellest. Aga ütleme, missionärid olid seal ja kutsusid pärast meid ka mingitele üritustele. Kusjuures ma ei tea, kas praegu see koolis enam nagu oleks mõeldav, et tuleb mingi missionäri õpetab sulle keelt ja kutsub sind, ma ei tea, õhtut veetma kusagile kristlikku seltskonda ja seal palvetatakse ja nii edasi. Üsna kiiresti propaganda kleebis endale otsa ette vist või? Vist küll jah, aga mulle muidugi see meeldis ja meil kõigile meeldis, et ütleme niimoodi, et eks mina haakusin sellepärast ikkagi paremini, et mul juba oli mingi taust, et selleks ajaks ma olin ka leeris käinud juba, mis tähendab seda, et enne leeri ma juba ka pidin asjad enda jaoks selgeks mõtlema, et kas see palve, mida see mulle ütleb ja tähendab. Ja siis Põltsamaa kirikus oli meie perekond liikmed, kuna vanaema vanaisa omal ajal seal elasid ja nõukogude ajal kuidagimoodi see jäi meie kodukoguduseks, nii et Põltsamaale ma käisingi leeri. Ja siis pärast, eks ole, koolis need missionärid ja lõpuks ülikooli ajal evangeelsete üliõpilaste ühendus, nii et kuidagimoodi ma nagu sattusin sellesse ringi nagu veel sügavamalt ja ma olen selle eest väga tänulik loomulikult. Kus sa täna koguduse liige oled? Mul on 2 kogudust täna. Üks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ristikogudus. Me oleme jälle, eks ole. Koguduse kaaslased. Kaaslased, jah. Ja teine on Suurbritannia Luterlik Kirik ja Londoni kogudus, kus ma olen ka liige. Ja ma räägingi sinuga ju tegelikult praegu niimoodi, et mina olen siin Tallinnas ja sina oled minu lemmiklinnas ja kusjuures minu lemmiklinna jaos. Sa oled Londonis, Camden Townis. Mis sa teed seal? Ma olen Londonis tõesti. Ma aitan kirikut siin luterlik kirik. Nimetasin ju, et ma olen Londoni St. Anne'i või siis, mis ma ütlen eesti keeles, Püha Anna koguduse liige. Ja luterlik kirik on siin hästi väike, sest suurim kirik on anglikani kirik. Aga luterlus on ka siia jõudnud juba sadu aastaid tagasi seoses nende inimestega, kes on rännanud Inglismaale. Nii et siin on Soome ja Norra ja Rootsi luterlased, Saksa luterlased. Nüüd on ka väga paljudest Aafrika maadest siin luterlasi, Tansaaniast.
Hiinast, Taiwanist, Hongkongist, ühesõnaga on siis selline luterlik kirik, mis on natuke nagu sisserännanute kirik. Mis sa teed seal? Jah, mis ma siis teen? Ma püüan aru saada, mis olukorras see kirik hetkel on. Tal on nagu oma ajalugu ja tugevad kogudused olid siin, ütleme, teise maailmasõja järel, kui hulganisti Eesti inimesi ka siia välja rändas. Aga praegu on küsimus, et mis on selle luterliku kiriku roll Anglikaani kiriku kõrval. Et Anglikaani kirikuga tegelikult on osadus, et võivad minna luterlased armulauale ka Anglikaani kirikusse ja vastupidi. Et mis selle kiriku koht ja roll on ja miks seda vaja on siin, mis on võimalikud arengusuunad, keda aidata, keda üles leida. Et selline arengukava koostamine sellele kirikule. Ütle, kui keegi su käest küsib 3-4 sõnaga, mis on anglikaani ja luterluse peamised vahed, mis need on? Ma ei tea. Need on üsna sarnased ju. No üsna sarnased, jah. No ma isegi ei ütleks, et nad on, jah, nad on ju osaduses, eks ole, nagu ma nimetasin, et sa võid nagu minna ühte ja teise samal ajal. Ajalugu on erinev, see, kuidas on algus olnud, et üks oli Martin Luteri reformatsioon ja teine, eks ole, kuninga abielu ja abielulahutus. No, aga kas nad on nõksa nagu liberaalsemad kui luterlased? On mulle jäänud? Ei ole otseselt. Anglikaani kirik on ka ikkagi üle maailma. Need Aafrika harud näiteks, mis praegu kasvavad ja suurenevad, et kus ristiusk väga jõuliselt levib, on väga konservatiivsed. Samasooliste abielu laulatamist tegelikult heaks kiidetud nagu üle kiriku ei ole. Ütleme, et Luteri kirik on ikkagi selline rahvuskirik, Anglikaani osadus. Nojah, seal on ka piirkondlikud piiskopid. Liturgiliselt on võib-olla natukene rikkam. Kulda ja karda on rohkem natuke. Eks neil on võib-olla olnud seal aadlike keskel natuke rohkem raha ka. Vastab luterlastele, et endale ristikirikut vaadates, siis ei ole mingisugust kulda ega karda meil seal eriti kuskil. Kui sa oma lapsepõlve palvest rääkisid, siis ma tabasin sealt ära ühe lause. Kas seal oli selline asi, nagu ma olen olnud täna paha või? Ja olen täna paha teinud. Olen täna paha teinud ikkagi, just. Minul endal on kuidagi selline arusaam, mis mulle tundub, et käib tihtipeale siis meie religiooniga vastuollu, on see, et miski ei ole loomuldasa õige ega vale. See täpselt nagu lastele ei saa öelda, et sa oled paha laps, vaid peab ütlema just, et sa oled kas halvasti või ei ole õigesti käitunud või ei ole õiglaselt käitunud. Ja minu üks sellistest arusaamadest on ka see, et Jumal ei ole saanud luua mitte ühtegi inimest, keda ta ei armastaks. Kuidas sinul selle teadmise või selle uskumusega lood on? Sul on oma rada seal taga. Jah, no mina ütleme niimoodi, inimene on kindlasti see, keda tuleb lahutada tema mõnest võib-olla halvast teost, et sama lause sõnastus, et olen täna paha teinud, et ma ei ole täna halb olnud, aga ma olen täna paha teinud. Et see kindlasti on ristiusus ka üks keskseid arusaamu. Muidugi ristiusus on ka selline see pärispatu mõistmine, et inimene on lahutatud Jumalast ja ühendus Jumalaga on see, mis nagu taastab selle täiuslikkuse või täielikkuse. Aga keskendutakse tõepoolest sellele, et me nagu vaatame inimest kui Jumala loomingut, kui Jumala näolist, nii nagu Jumal lõi ta
ja kui me mõtleme kas või tööle vanglates, kinnipidamisasutustes, et siis see kaplan seal ju ka ikkagi tegeleb selle inimesega lahus sellest, mida ta on võib-olla siis korda saatnud oma elus, kuigi need võib-olla on väga rasked kuriteod olnud kunagi. Et tõepoolest, et inimene on Jumala näoline. See on igal juhul see põhimõte. Ometi ristiusk vahel kipub nagu ütlema ühele ja teisele, et üks on nagu õigem kui teine Jumala ees. Et kus sealt see olemise, mina olen selline ja mina teen seda, et kus seal see vahe tuleb, et kas nad ütlevad, et tegu ei ole nii-öelda kooskõlas Jumala sooviga või kui tihti tuleb ikkagi seda ette, et ristiusus meid inimest kui sellist võetakse õige või valena? Ma arvaks, et me oleme kõik ekslikud ja vahel juhtub, et see nõnda kõlab. Ja eks ma olen seda ise nagu kannatanud ka, et kui sa siin nimetasid, et ma olen geikristlaste kogu üks juhtidest, et siis et eks mulle tihtipeale nagu mingisugune silt tahetakse otsa ette kleepida, et milline ma olen ja nii edasi, et ma nii-öelda päris hästi ei kõlba sinna kristlaste hulka. Noh, inimeseks olemine, see on paratamatu, et seda ei saa keegi ära võtta. Jah. Isegi sellesama käsitluse puhul, et homoseksuaalsus ja et kuidas nagu kirikuringkonnad, siis ka konservatiivsed ringkonnad seda mõistavad, et seal ka ikkagi püütakse lahutada inimest ja tegu. Et ma pean ütlema küll, et väga mitmetest konservatiivsetest ringkondadest olen mina saanud väga sellist, noh, kuidas öelda, head tagasisidet ja suhtumist iseendasse. Sest nad nagu tõesti usuvad seda, et nad lahutavad selle inimese ja tema nagu teod, et mina inimesena, mida ma teen, ütlen, räägin, kuidas ma olen. Et ma olen tundnud sellist väga head ja sooja suhtumist endasse, kuigi ma tean, et nad nagu kunagi ei kiidaks heaks seda, et ma näiteks elaksin koos teise meesterahvaga. Et võib olla ka täiesti väga konservatiivne ja ometi jääda nagu armastavaks ja hoolivaks. Kas on Aga meil, teisipidi, noh, nii? on see meil muutumas? See on nagu üks teema. Teine asi on see, et kas tegelikult ikkagi tegu ja inimest nagu nii väga lahutada saab. Jah, sest mõned meie teod on ju osad meie olemusest. No just nimelt jah, et natuke ta nagu kunstlik käsitlus on, et päris ma sellega nõustuda ei saa, et nii ja naa, sõltub olukorrast. Aga on muutumas küll jah, et luterlikes kirikutes ju tegelikult Lääne-Euroopas suhtutakse armastusega ja aktsepteerivalt samasoolistesse paarisuhetesse. Noh, ma arvan, et näiteks isegi Soomes, kus ei ole samasooliste laulatust praegu veel või abielu kiriklikult lubatud, noh, ilmalikult on ju olemas seal samasooliste abielu. Näiteks inimene võib vabalt saada vaimulikuks, kes on homoseksuaal. Laulatada Norra kirikus, Taani kirikus, noh, mitmetes Saksa kirikutes, Ameerika evangeelne luterlik kirik, kuigi noh, Ameerikas on ka väga konservatiivne luterlus olemas, mõlemad pooled on jällegi olemas. Aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et me ikkagi liigume sellise suurema avatuse poole ja aktsepteerimise poole ja ma arvan, et eks me siin Eestis ka liigume tasapisi, samm-sammult. Sest Jumala armastus peaks olema ju, noh, Jumal väga paljuski tihtipeale võrdsustataksegi armastusega, mis on minu jaoks pool ikkagi täiesti tegelikult ilmaliku inimese jaoks nagu täiesti loogiline, et on looja, on Jumal, on armastus, see on armastuse energia ja see on ju tingimusteta, et Jumal ju ei tee vahet
keda ta armastab rohkem ja keda ta vähem või ta armastab sind sellisel juhul, kui sa teed seda, teist ja kolmandat. Me just Annika Laatsiga rääkisime üks päev, et Jeesus istus ka ühes lauas nagu igasuguste inimestega. ja noh, veelgi enam, eks ole, et tuuakse tihtipeale piiblist see näide, kus abielurikkuja naine tuuakse Jeesuse juurde ja siis, eks ole, et kes on see patuta, et see visaku siis nagu see esimene kivi ja naine jääb loomulikult ellu. Ja siis Jeesus ütleb, et mine ja ära tee enam pattu. Ja siis rõhutatakse nüüd tänapäeval just seda, et aga näed, Jeesus noomis teda. Et ta ütles ikkagi, eks ole, et ära tee enam pattu. Aga ei ole alati niimoodi. Jeesus kohtub väga mitmete naistega, keda peetakse ka patustega ja sugugi alati ei ole seal mingit noomitust juures. Et on samamoodi, tuleb naine ja võiab teda ja suudleb tema jalgu ja väljendab nii-öelda siis oma ajagsete kommete järgi austust. Ja jüngrid vaatavad pealt, et oi, et mismoodi, eks ole, et siin ta nüüd seda, kuidas ta nüüd läbi ei näe, et see on patune naine, nii-öelda patune naine ja Jeesus ei hakka teda noomima kuidagi moodi, võtab tänu vastu. Et selles mõttes neid lugusid on piiblis ka erinevad ja tõepoolest Jeesus, kes on meie jaoks, kristlaste jaoks Jumala tahte kehastus siin maailmas, näitas meile eeskuju armastusega, kõikide inimeste vastuvõtmisega. Ja seal me ei näe nagu selles mõttes tõesti mingisugust hukkamõistu, vaid pigem ja kindlasti just seda hoolimist oma kaasinimese suhtes. Mulle meeldib ühest raamatust Neil Donald Walshi Jutuajamised Jumalaga, mis oli minu jaoks üks selline viimase aja aknaid siis kõrgema väe ja looja poole. Ja seal on selline rida, et on ainult üks põhjus üldse midagi teha. Ja see on avaldada ennast universumile selljena, kes sa oled. Täpselt seesama, et me oleme Jumala poolt loodud täpselt sellistena, nagu me oleme ja igal ühel meist on just sellisena, nagu me oleme, mingisugune missioon. Mis sinu missioon on? Eks see võib olla igal päeval uus. Jõueneda. Ja ma usun ka seda, et meil on mingi eesmärk siin ja mingi missioon ja küllap on Jumal meid asetanud siia elama just nende inimeste keskele, kus me oleme ja reisima nendesse kohtadesse, kus me peame käima. Või siis kodus istuma, kui me ei saa reisida. Just, et sellel kõigel nagu on mingi tähendus. Ja kindlasti on seal nagu selline teiste inimeste ligimese dimensioon juures, et mina üksi, ma võin olla tänulik Jumalale ja nautida oma elu, aga siiski mina näen vähemalt oma missiooni koos teiste inimestega. Et ma olen ka selleks, et teisi inimesi aidata, juhatada, julgustada, olla kaaslaseks. Ma ei pea olema alati see õpetaja, kes ütleb, mida teha, vaid ma võin olla lihtsalt kaaslane, kellegi ärakuulaja. Et ma väga tihti oma missiooni ikkagi nagu mõtestan läbi kaasinimeste ja nagu loomulikult kristlasena ka läbi Jumala, et missugune on minu suhe Jumalaga, milline on tema sõnum mulle ja nõnda ma siis oma igapäevaelu ja päeva sätin. Aga konkreetsemalt, kui rääkida, kuidas see nagu praktikasse panna, siis kas või ajakirjanikuks olemine, terviseajakirjanik, terviseteemade käsitlemine, mis on olnud minu valdkond Vikerraadios alates aastast. Millega seoses me ka esimest korda kohtusime, kui ma meeste elustiili nädalat tegin. Just. Et see on ju ka jällegi ligimese teenimine, et anda adekvaatset infot selle kohta, kuidas elada, toimida, milliseid valikuid teha
kuidas ennast hoida, säästa. Et ma arvan, et selles on väga palju sellist jumalikku missiooni või, või ususaated samamoodi, eks ole, kirikuelu saade. Kas sa naudid ühte rohkem kui teist ka? Ma ei oska sulle nüüd niimoodi öelda. See sõltub niimoodi perioodidest, et mõnikord on terviseteemad väga-väga toredad teha. Samas kui praegu see koroona aeg on, eks ole, siis nagu üks ja seesama teema kogu aeg, samas inimestel nagu infot on vaja jällegi. Kas sulle ei tundu, et meil on vahel seda juba nagu segavalt natukene palju, et me ei suuda enam terisõkaldest eristada? Just koroona puhul. Ja, aga pigem rohkem kui vähem, ma arvan. Kuidas Londonis üldse praegu on? Kõik on lukus. Kõik on lukus. Inglismaa on lukku pandud ja lukuvõtti katki murtud selles mõttes ka, et tõesti ei tea, millal siin sellest olukorrast välja tullakse. Kooli saavad lapsed, mis oli 8. märts vist oli see esimene aeg, mis siin öeldi. Kirikusse ei saa, tegelikult kogukonna kirikusse saab minna selles mõttes oma kodulähedasse kirikusse võib minna. Ma nüüd tegelikult päris viimaseid reeglid jällegi ei tea. Need muutuvad siin iga päevaga praktiliselt. Et ühesõnaga võid minna poodi, võid minna jalutama. Poodi, see tähendab toidupoodi, mitte siis riided ostma ega midagi muud, eks ole. Apteeki võid minna ja siis kirikusse võid ka minna. Ja... Kas sa tunned, et kuidagi seal, kui te nüüd nii kinni olete, Eestis ei ole me sugugi mitte kinni, ma ütleksin. Kas see Jumala ja inimeste teenimine on natukene omandanud ka mingisuguse teistsuguse vormi või hakkab ta liikuma kuskile, hakkab ta muutuma, omandama mingisugust teistsugust vormi? No nii nagu meie siin räägime Zoomis, et samamoodi luterlik kirik Suurbritannias tegutseb juba ligi aasta internetis. Selles mõttes, et kui ma ütlesin, et kirikud on lahti, siis see tähendab seda, et tõesti see piirkondlik kohalik kogudus võib olla lahti, aga kui me räägime luterlastest, kes peavad sõitma kilomeetreid või miile maha, et kohale tulla, siis see ei ole tegelikult soovitatav. Et need inimesed ju on laiali siin Londoni ümbruses ja selleks, et nüüd kirikusse tulla, siis nad peavad tulema ühistranspordiga ja ühesõnaga, see ei ole mõeldav. Nii et meil on kirik juba ka ligi aasta lukus ja kõik on Zoomis, online'is. Isegi kuni selleni välja, et armulaua jagamine, mida Luterit maailmaliit ei ole heaks kiitnud, aga siin Suurbritannia luterlikus kirikus on virtuaalne. Inimene võtab kodus klaasikese veini ja leiva ja õpetaja Zoomis õnnistab seda ja kõik niimoodi online'is toimibki. Kirik on väga virtuaalseks muutunud siin. Kas on tulnud mismoodi see tunnetus või selline meeleolu selle muutusega kaasa minnes kiriku poolt on olnud? Kas see on selline, mis teha või võetakse seda kui ühte lisanduvat võimalust, mida saab edaspidigi kasutada, kui on vaja? Kas selle taga on rõõm või mure? No on mõlemad pooled tegelikult tõesti olemas, et kindlasti on inimesed väsinud sellest koroonast, eriti just siin Inglismaal. Et enne jõule, kui ikkagi jällegi päris lukku kõik pandi seoses selle uue tüve avastamisega ja kontrolli alt väljumisega, et siis inimesed olid küll täiesti nagu jõuetud, seda oli näha kohe. Aga teisipidi, eks muidugi õpitakse, et seesama paljude asjade tegemine üle interneti, see on ju mõistlik iseenesest. Ja eriti, kui me räägime väiksest kirikust, kus ei olda nagu väga lähestikku, siis paljud koosolekud võiksidki olla Zoomi koosolekud edaspidi ka ja selles mõttes on palju õpitud sellest.
või kas või see, et küsimus virtuaalsest armulauast, et see on nagu tohutu, sellest võib mitusada aastat võib nüüd tegelikult nagu arutleda selle üle, et kas see on lubatud või mitte. Aga hädasunnil tehti ära see lihtsalt, sest et armulaud on inimeste jaoks nii oluline, et nad saavad nagu olla osaduses oma jumalaga ja see on sakrament, eks ole. Et nüüd pärast võib vaielda küll, et kas see on õige või vale, aga me oleme teinud selle ära sellepärast, et me tundsime, et nii on õige. Või vaim juhatas, ütleme niimoodi. Kuidas inimesed selle vastu on võtnud? Tundub, et on vastu võtnud, jah. Et on kirikuõpetajaid, kes ei tee seda. Et ma teangi, et kui üks õpetaja juhatab Londoni koguduse teenistust, et siis ta ei tee armulauda ja on teine õpetaja, kes siis nagu teeb seda armulauda virtuaalselt. Et selles mõttes see on murranguline, see on väga murranguline. Ütle mulle, kas kogu maailm on tegelikult stressis ja meil on tänu sellele koroonale ja meil on järjest suurenevad vaimse tervise probleemid sellega kaasnevalt, et isegi väga palju räägitakse sellest, et see, mis ta teeb meie kopsuga ja kes tervenevad, ma mõtlen mitte need, kellele see jääbki viimaseks haiguseks maailmas. Need, kes tervenevad, et see laastus, mis ta teeb meie füüsilise tervisega, ei ole üldse nii hull kui see, mis ta teeb meie vaimse tervisega. Mis sa arvad, kas siin on usklikul inimesel eelist ilmaliku inimese ees? Kas usk aitab stressist paremini üle saada, sellele paremini vastu seista? Mul tuleb meelde, et sel möödunud aastal tegelikult tehti üks uurimus, üks magistritöö usuteaduskonnas Tartus, kus nagu leiti, et mingisuguse grammikese võrra on usklik inimene nagu justkui õnnelikum. No ma ei tea jällegi, kas see valim oli piisavalt suur ja nii edasi, et Alati saab uuringute puhul nendest tehnilistest asjadest nende üle vaielda. Kuidas sina tunned? No ma arvan, et usk ikkagi teatud inimeste jaoks on toeks, on abiks, et on mingi tugipunkt olemas. Nii et kui ka kõik nagu kaob ja kõik tundub, et on nii mõttetu ja miks see kõik toimub ja siis mõtled, et aga äkki ikkagi mingi mõte on sellel asjal või kui ka mõtet ei ole, siis ma tean, et ma saan nagu kellelegi kurta ja ma tean, et keegi kuuleb ära mind. Ja ma tean, et keegi nagu näeb seda asja ja ma ei ole nagu üksi jäetud siia. Selline tugipunkt on olemas. Ilmalik inimene armastab viimasel ajal kõiges süüdistada ühiskonda, see on see müstiline kolmas isik, kes on kõiges süüdi kogu aeg. Kas usklik inimene küsib ka, et miks Jumal on sellised asjad praegu teinud ja miks Jumal tegi meile koroona või tegi üldse Jumal või kes see tegi? No usklikele on hea süüdistada saatanat kogu aeg. Vähemalt on teil see süü ei saa jääda ilma peale, on ju? Ja, et saatan on kõiges süüdi ikkagi. No ma ei tea jällegi, et ega kõik usklikud ka isikulist saatanat nüüd nagu ei usu, et see käsitlus saatanast on ka kuidagi erinev. Ei no selge on see, et see maailm, milles me elame, ei ole täiuslik, et siin on omad puudused, inimesed on ekslikud. Selle teine ja positiivne pool on see, et meil inimestena on vaba tahe. Me võime teha, mis me tahame, meil on õigus valida, oma elu kujundada. Et siin see selline tasakaal on, et kui kõik oleks täiuslik, siis oleks vist ka igav natukene. No siit ongi hea minna selle inimese ja Jumala vastutuse teema juurde. Kes mille eest vastutab? Jumal andis meile meie olemise sellisel kujul, nagu me täna oleme, ja vastutas meie loomise eest. Kas meie vastutame selle loodu hoidmise eest? Kuskilt ma lugesin, et Jumal andis meile meie keha laenuks. Jah,
et meie ihu on püha vaimu tempel, et nii jah, on ka piiblis öeldud, jah. et selles mõttes, kui see on tempel, pühakoda, siis me tahame teda ju hoida puhtana ja väärikana. Oma Ja kodud ju koristame. just, et see nagu tähendab küll, et meil on nagu vastutus selle eest hoolt kanda. Ja loomulikult, noh, meid on ju siia tehtud otsustamisvõimelisteks inimesteks, kellel on valikuvabadus. Ja selle juurde kuulub ka siis vastutus oma keha eest. Ja ei, me ei saa nagu öelda, et ma usun Jumalat ja palvetan ja küll ta siis kõige eest nagu hoolt kannab, et Et midagi ootab ikkagi meilt ka. midagi ootab meilt ka, jah. No siin on jällegi luterlasena on nagu siin selline arusaam, et tegude läbi me nagu õndsaks nii-öelda ei saa, et me oma kõikide heade tegudega me ei pälvi mingisugust lunastust näiteks. Et kui ma tahan nagu kindlasti pääseda taevasse näiteks, eks ole, et siis hoolitsen hästi oma ihu eest, eks ole, ja käin korralikult kirikus ja et siis sellest nagu abi ei ole, ütleb Luter nagu, või kogu Luteri kirik tegelikult ütleb seda. Sellepärast, et meie lootus on ainult Jumala peal, Jeesuse peal. Et tuli, sai inimeseks, võttis kanda meie kannatused, meie eksimused võttis enda peale, suri ja äratati surnust üles, ta sai nagu ohvriks meie eest. Ja kui meie tahame nüüd Kristusele nagu oma tegudega midagi juurde lisada, siis see on nagu pole väärikas enam, sellepärast et Jumal on kõik ära teinud juba. Ja me ei saa nagu sinna enam midagi lisada juurde. Kas see ei ole natukene vastandlik? Aga Nii. ja on, eks ole. Aga siis on nagu see tänulikkuse pool. Et kuna me teame, et meid on lunastatud, meid on armastatud, meie eest on hoolt kantud juba, siis tänutäheks tahame me olla head ja paremad. Ahah. Et selles mõttes, et see iseenda eest hoolitsemine ja teiste inimeste eest hoolitsemine ja kõik see, et kogu selle motiiv ei ole see, et mina tahan endale koguda mingisuguseid aardeid kuskile taevasse ja tahan olla kindel, et mind ikka päästetakse, et ma käin seal kirikus ära ja aitan seda naabrikest ka, kuigi nagu väga korda ei lähe, aga justkui nagu peab, on ju. Et selles mõttes me oma tegudega ei pälvi seda lunastust või heakskiitu, aga samas, kui me teame, mida Jumal on meie jaoks teinud, siis see paneb meid tegutsema tänulikkusest tingituna. Ehk siis me peaksime iseenda eest hoolt kandma, oma ihu eest hoolt kandma selle, mis tema on meile laenuks andnud. Mitte selleks, et tema heakskiitu pälvida, vaid selleks, et näidata oma tänulikkust selle eest, mis ta on meie jaoks juba teinud. Just, jah. Vahel minul on olnud aeg-ajalt kiusatus suitsetada. Ohoh! See ei ole üldse hea harjumus. Olen nõus. See on väga paha harjumus. Seda võib nimetada ka patuks. Võime nimetada paheks. Ja üks sõber mulle ütles ükskord, ka kristlane tegelikult, aga otsekohene sõber, keda mõnikord on hea kuulata ja mõnikord mõtled, et ta võiks pigem vait olla, mitte midagi öelda, sest et sõbra asi on heaks kiita kõik asjad ja mitte kritiseerida. Ja midagi ta umbes niimoodi nimetas, et kuule, aga mõtle oma ema peale. Et ta on sind, eks ole, oma ihus kandnud 9 kuud, eks ole. Ja ta on sulle nagu ka kinkinud selle ihu, eks ole, oma elu ja kannatuste ja vaevadega ja ta on hoolitsenud ja kasvatanud sind. Ja sina nüüd lihtsalt võtad kätte ja mürgitad seda ihu, mille eest on hoolt kantud alates nagu siis
Sünnist saati. jah, sünnist saati, eks ole, ja enne sõdagi veel, eks ole. Ja. Et noh, samamoodi on nagu Jumalaga ka, et ta on nagu meid loonud. Et kuidas sa siis nagu seda ihu lörtsid nii väga? Lihtsalt see on nii huvitav mõte. See on väga huvitav mõte. Ma selle peale pole tulnudki. Mina jätsin maha sellepärast, et ma jäin oma tütrele maja nurga taga vahele. Nagu tõsine. Tõsine, see oli ammu-ammu aastaid tagasi. Aga tõesti see, et me võlgneme selle oma vanematele, et mitte rikkuda seda, mida nemad on meie heaks teinud. Mhm, mhm, Ja Jumal ka ju mõnes mõttes on tegelikult isa võrdkuju ju. Freud ütleb ka, et meie suhe Jumalasse on väga paljuski korrelatsioonis sellega, missugune on meie suhe meie isasse. mhm, mhm. Ja, Jah, ja ameeriklased ju alustavad oma palvetki mitte God, aga Father. no meie isa palves me ütleme ka ju meie isa, kes sa oled taevas. Sellega on muidugi tänapäeval ka nagu omamoodi nagu probleeme mõnevõrra selle käsitlusega Jumal kui isa. Nii. Ma isegi, noh, mina ise ei ole oma lihase isaga üles kasvanud näiteks, et minu jaoks ei ole see ka probleem olnud näiteks, aga väidetavalt mõne inimese jaoks on, kellel on olnud nagu väga halb suhe oma isaga näiteks, et siis see nagu mõjutab ka just nimelt seda nagu Jumala suhet, eriti kui me teda nagu isaliiniga seome Jumalat, et kas me nagu peame Jumalale ilmtingimata nagu selle sugupoole juurde panema, et on ta siis nüüd isa või ema, eks ole, või on ta vanem. See oleks ka Loomulikult, päris huvitav, kui me hakkaks palvetama alustades parent. jah, meie vanem Meie vanem. või meie ema, kes sa oled taevas. Aga miks mitte? Miks ka mitte, et kui see kedagi nagu aitab lähemale Jumalale, et kui näiteks see isa suhe on olnud niivõrd kuidagi rikutud ja ei ole võimalik palvetada Jumala poole meie isa või minu isa, eks ole, et siis miks mitte asendada see looja, kõige väeline, noh, kõiksuguseid pöördumisi on ju võimalik Jumala poole lausuda. Aga jah, noh, mõnes mõttes ta on selline vanema ja lapse suhe. Tegelikult me ju oleme kõik Jumala lapsed ja kui me kõik oleme Jumala lapsed, siis Jumal ongi ju meie kõigi isa ju. Just. Isa, jah. Et noh, eesti keel on selles mõttes veel isegi nagu armuline, et meil ei ole siin selles mõttes sugusid, et tema on tema ja aru ei ole saada, et kas ta on nüüd meessoost või naissoost, kui me just ei täpsusta. Aga no kui me ütleme meie isa, seal me muidugi täpsustame, et Jumal on nagu maskuliinne. Aga jah, tõsi, ta nagu selles mõttes niisuguse vanema suhtena kindlasti on käsitletav. Kas meil on mõnda sellist kohta, kus me kindlasti teda ei võrdsusta vanemana? No näiteks Jumalal on ju 3 isikut, kui me ütleme kristlikust käsitlusest räägime, Jumal isa, Jumal poeg, kui siis päästja Jeesus Kristus ja püha vaim. Ja kui me räägime Jeesusest, siis noh, mina näiteks tajun teda noh, sellise pigem sõbrana või ma ei oska öelda, kaaslasena. Et tal on nagu olemas nii see vanemlik tahk, see Jumal isa, kui siis ka Jumal poeg, kes on minu vend siis mõnes mõttes. Ja püha vaim, mis siis vaikse häälena juhatab ja kinnitab ja teeb elavaks ja saadab meid. Ma toon siia juurde tagasi selle tervise mõõte ikkagi. Okei, vastutusest me saime selgeks, et see on tänu Jumalale, siis, mille tõttu me peaksime vastutama oma selle laenuks saadud ihu eest. Kui sa tervisesaateid juhtisid või üldse, kui sa inimese tervise peale mõtled, kas seal on ka kuidagi mingisugust jumalikku mõõdet veel sees?
kas Jumal on meile midagi nagu kohe nagu erilist andnud või kas me peaksime midagi eriliselt kaitsma, eriliselt hoidma tervise koha pealt? No ihu on nagu tervik, et ma siin ei oska nagu tuua välja, et kas me peame kuidagi üht või teist asja rohkem tegema või. No meil on, tervis on meil kahes, põhimõtteliselt võib suures laastus panna füüsilise tervise ja vaimse tervise alla. Kummast kristlik maailm üldse rohkem räägib? See on muidugi hea meeldetuletus küll, et tõepoolest on meil need mõlemad. Mulle tundub, et kirik tänapäeval vist rohkem tegeleb selle vaimse tervise poolega. Aga nad on mõlemad olulised tegelikult. Et see ihulik tervis on kuidagi nagu arstide pärusmaaks jäänud. Samas jällegi palvetatakse ikkagi ka ihulise tervenemise pärast ja loodetakse Jumala sekkumist. Ja jällegi seda ka välistada ei saa ja on inimesi, kes tunnistavad sellest, et on ka ihulisi nagu tervenemisi ja paranemist olnud. Ma ise muidugi olen see inimene, kes pigem ütleb seda, et Jumal on see, kes on juhtinud meie arste ja meie teadust. Aga arst ju iseenesest, me arsti juurde lähme ju siis, kui meil tervist enam ei ole, vähemalt selle murega seonduvalt, millega me sinna jõuame, et seal nagu tervis on vähemalt nii palju, kui mina praegu oma selle tervise tee peal olen vaadanud, et ka väga raskelt meie enda käes. Eks ta on muidugi ja ma siin enne suitsetamist rääkisin, eks ole, aga hammastega võib endale ka hauda kaevata ja selles mõttes on see nagu see tänane saade või see vestlus on ka hea meeldetuletus mulle, et ole hea vaata, et mida sa sinna külmkappi paned ja kui palju sa sellest siis ära sööd ja kui kiire aja jooksul mõnes mõttes peab oma ihu eest hoolt kandma. No ma tunnen näiteks kas või seda, et jah, mul on hea põhjendus, et ma ei saa minna siin Londonis jõusaali ega kuskile spordikeskusesse, et siin on kõik lukus. Aga kui ma ikkagi jalutama ei lähe, kui ma neid 10 000 sammu täis ei tee, et siis vaim on ka väsinud. Et tegelikult tuleb nagu hoolt kanda iseenda ihu eest, et see on see vastutus. Minul tuleb alati selle ihu ja hinge eest hoolt kandmisega, minul tuleb köster ette, kes ütles, et sina pead oma ihu ja hinge eest hoolt kandma ja siis vitsutas niimoodi laua taga sisse, et see küll ei olnud suurt midagi, ihu eest hoolitsemine. Kas mingisuguseid asju peale suitsetamise nagu päriselt ka patuks veel peetakse? Oi, patte on meil väga palju. Aga veini armulaual võib juua. No see käsitlus patust on ka kuidagimoodi nagu nihkesse läinud jällegi, et patt on ju see, mis lahutab meid Jumalast. Ja siis võib ka öelda, et kui see suitsetamine nagu mind Jumalast ei lahuta, mõni ütleb, et ma ei tea, hoopis suitsetan ja palvetan veel paremini, eks ole. No, et siis ma küsin, mida ta suitsetab. Et on nagu suitsetamine on pahe on ta igal juhul. Siin nagu vaidlusmomente ei teki, kui me nii nimetame asju. Küsimus on ka jah, mis definitsiooni me nagu sellele patule anname. Mis definitsioon tal on? Tal peaks ju olema ju konkreetne mõõde ju. No see on ikkagi seesama, et mis lahutab mind nagu Jumalast. Mõnes mõttes iga tegevus, mis hävitab minu keha ja ihu, mis on mulle loodud ja minule kui Jumala näolisele inimesele. See mõnes mõttes ju lahutab, eks ole, ta ju rikub seda pühavõimu templit, et see selles mõttes on patt. Et viib eemale sellest täiuslikkusest, sest Jumal on ju täiuslik ja kui me oleme tema näo järgi, siis me peaksime ju püüdlema järjest rohkem ja rohkem täiuse poole. Ja.
aga jällegi see täiuse poole püüdlemine, mis motiividega, et see võib jällegi ka patuks osutuda. ja no kui sa Facebooki täiuse poole nagu püüdled, siis see on ilmselgelt pole päris see. Jah. Et vahel on nagu patust hoidumine muutub nagu suureks uhkuseks ja see uhkus lahutab meid jälle Jumalast, eks ole. Mhm. Et sihuke mõistlik tasakaal peab olema asjadel. Vot ja püüa siis seda mõistlikku tasakaalu leida kuskil, see on vist, oled sa ilmalik või usklik või mis iganes, see tasakaalu leidmine on üks olulisemaid asju. Ka tegelikult usklikuna ma kujutan ette, et oma äh, ihu ja vaimu eest hoolt kandmine versus siis igapäevase elu elamine. Et ka see vajab ju tasakaalu. Jah. Tihti see kaalukauss läheb nagu sellele igapäevasele elule, et ma arvan, et kui me võtaksime rohkem aega, et palvetada, no või noh, kes ütleb siis mediteerida või iseendaga olla või noh, siin võib olla erinevaid versioone, eks ole, kuidas seda sellist meeleseisundit. Sisu ja tunne on ju sama. Jah. Või kui me võtaksime rohkem aega, et lugeda kirjandust, head kirjandust, noh, kristlase sõna, piiblit, eks ole, ja vaimulikku kirjandust. Kellele mis raamatuid jällegi, eks ole, see sõltub ju inimese vaimsusest ja taustast. Et siis me oleksime ilmselt natukene tasakaalus rohkem või kui see pühapäev, mis on nagu kristlastele antud hingamispäevaks, oleks tõesti puhkepäev, et me siis ei rabele ega tee neid koduseid töid ja juba ei valmistu ette, eks ole, selleks järgmiseks tööpäevaks. Et jällegi siis meil oleks see vaimne tervis parem. Et jah, selles mõttes tasub nagu seda vaimset poolt ka rõhutada ja selleks nagu aega võtta, aga see kipub nagu, ma usun, isegi tublidel kristlastel kuidagimoodi ära meelest minema või kuidagi argitoimetuste taha varjuma. Kas kirik ei kasuta praegu, sul on suurepärane võimalus väga positiivses mõttes ära kasutada hetkeolukorda, kus kõik tõesti istuvadki suhteliselt iseendaga ja tegelikult on meile, ütleme siis võib-olla tõesti Jumala poolt antud see aeg, et kus me oleme siia jõudnud niimoodi, et me oleme nagu ilmatumal määral amokki jooksnud, kogu aeg on üks tapmine ja tagaajamine oma igapäevaelus ja nüüd on meil võetud seda liikumisvabadust oluliselt vähemaks, meid on pandud iseendaga silmitsi seisma, sotsiaalsust kõvasti vähemaks. Äkki ongi Jumal meile andnud selle aja praegu, et täpselt oma vaimse tervisega tegeleda, otsida iseennast, saada iseendaga uuesti tuttavaks, leida endast südamest ja hingest üles see, kes sa oled ja mis missioon on sul siin elus ja kuhu sa lähed, kuhu vaadis. No kui me oskame võtta sellist aega, et harjumus on ikkagi ju rabeleda ja joosta ringi. Ja praegu saab ringi joosta ainult köögist magamistuppa ja tagasi. Ja. Ei noh, kui see oleks nagu ringi jooksmine sportlikus mõttes, siis polekski see ju paha. Aga no ma arvan, et see rahutus, mis selle koroonaga on seotud, et me ei ole saanud nautida neid reise ja käia igal pool, kus me tahtsime. Et see võtab nagu ära selle osa, et teisipidi tõesti, kui osata, siis noh, võtta need parimad raamatud ja jah, eks see on võimalus võtta aeg maha. Aga noh, kui see on peale sunnitud, siis nagu on raske sellega võib-olla niimoodi kaasa minna. No absoluutselt, see on nagu, ongi nagu haigus, vaata, öeldakse ju seda ka, et kui ise ei ole osanud oma kehale anda puhkust, siis saad haiguse ja oled nii kaua voodis, kuni keha taastub. Jah. Võib-olla me oleme ajanud praegu asja nii kaugele, et meil on kollektiivne taastumisperiood hetkel ette nähtud Ja. planeediline.
no võib-olla küll jah, ja loodus on puhtam, sellepärast et lennukeid nii palju ei, ei lenda ja mõned tehased võib-olla seisavad ja Londoni õhk siin on natukene puhtam, et ei olegi nii kopse kahjustav. Kuidas sina aitad praegu isendal siis oma stressi maandada? Mida sina teed lisaks sellele, et sul on kaks palvet igal õhtul, mida sa kasutad, ehk siis ilmaliku inimese mõistes siis meditatsioon. Mis sa veel teed? Minu jaoks on jah, seesama nimetatud palve osa on kindlasti siis pühapäevane nagu kiriku pool, et kui ma siin Inglismaal olles ei saa kirikusse füüsiliselt minna, et siis on see internetikirik. Ja samas ma saan nagu osa ka Eesti jumalateenistustest distantsilt, mis on nagu väga hea. Nii et ristikoguduse ja Annika Laatsi jumalateenistusi ma kindlasti hea meelega pühapäeviti vaatan, kuulan. Mida ma teen? Suhted ikkagi lähedaste ja sõpradega. Et sõbrad, kes mul siin on Londonis, et kui füüsiliselt kohtuda ei ole võimalik, et siis ma helistan, suhtlen. Perekond Eestis, õde, vend, pidevalt saadame sõnumeid ja teeme kõnesid. Emaga vestlen mitu korda nädalas tegelikult. Et selles mõttes seda suhtlust on ikkagi päris palju ja see aitab, et ei ole nagu kuidagi väga üksi ja omaette vaatamata sellele, et on lockdown. Ja no tegelikult need samad jalutuskäigud ja võimalus ka jalutades kellegagi kohtuda. Üks asi, mis on lubatud siin, on kellegagi koos teha trenni ühe inimesega distantsilt. Et põhimõtteliselt võid minna parki sõbraga jalutama, et see on nagu lubatud. See on ju Camden Townis ju täiesti mega võimalus ju. Ma võiks päevade viisi vist ainult jalutada ringi kogu aeg. Jah, Regent Park on ilus roheline praegu, kuigi ma igatsen seda talvist Eestit ka. No sa ju tead, mis meil praegu sel hetkel toimub akna taga, on ju? Peaks olema ilus lumi. On, väga ilus on. Ma näen jah, mul päiksepaneelid ei tooda mitte vattigi energiat. Saan seda monitoorida ja saan aru, et on lumi katusel. Jah, lumi on absoluutselt igal pool. Aga see näitab võib-olla tõesti jälle seda, et tänu sellele koroonale on meil natukene saanud puhtamaks see asi siin maailmas. Sellest puhtusest ajaks need asjad sassi. Üks Eesti vaimulik Miina Piir käis 2 nädalat kunagi kloostris Soomes ja kirjutas sellest kloostripäeviku raamatu, mis on Pilgrimi kirjastuselt mõned aastad tagasi ilmunud. Ja ta kirjutab nii. Me võime oma ilmalikustumisest palju rääkida, kuid me ei saagi teada, kui oluliseks muutub inimesele püha ruum, kui neid ruume ei ole. See on ruum, kus ei pea rääkima, ei pea kuulama, ei pea midagi. Kas kunagi saab püha ruum, mis asub väljaspool kirikut, oikumeeniliseks, et sinna astub islamiusuline, kristlane, juut või läheb veel 2000 aastat enne, kui apostel Pauluse sõnad teoks saavad? Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Jeesuses Kristuses. See on Pauluse kiri Galaatlastele 3:28. Kas me jõuame kunagi sinna, et ükskõik kes me oleme me Jumala ja kõikide religioonide jaoks õiged? Ma arvan, et väga paljude jaoks see juba on niimoodi. Et religioonide vaheline dialoog on juba aastakümnete pikkune, no tegelikult aastasadade pikkune, ega siis kõrvuti on ju siin-seal koos eksisteeritud. Kui ma mõtlen pühakodadele, siis pühakodadel kindlasti on väärtus
ka mitteusklike inimeste jaoks. Ma mõtlen kas või Pariisi Jumalaema kiriku põlengut, kui palju ja kui traagiliselt see inimesi puudutas, sõltumata sellest, kas nad siis on kristlased või ei ole kristlased. Või kui me reisime teise riiki, siis kindlasti üks koht, kuhu me läheme, on kirik või kui me läheme siis mõne teise usulise riigi või rahva territooriumile, siis me vaatame nende pühakojad üle, et pühakoda on ikkagi alati see koht, kuhu me nagu läheme. Sõltumata sellest, et mis religiooniga siis tegemist on. Et kuidagi need paigad on meie jaoks erilise tähendusega. Ja tegelikult ju on ka neid ruume, mõtlen kas või lennujaamas, need tihtipeale ei ole kõige paremini sisustatud ja ma olen näinud ka erinevaid versioone, et on siis sellised tõesti, kus on sul kristlaste tuba ja siis islamiusuliste tuba ja kõik on nagu eraldi. Ja on siis sellised, mis on nagu justkui pigem nagu kiriku moodi, aga noh, hädapärast siis saab nagu islamiusuline ka oma palve ära lugeda seal. Aga on ka sellised, mis on täiesti neutraalsed. Kui ma püüan mingisugust kristliku kiriku näidet tuua, mis mulle tundub, et on ka üsnagi selline avatud. Soomes Kampis on see puidust tore väike kabel. Nii armas koht. Hästi armas koht ja no, ta muidugi on kristlik, eks ole, seal on kristlikku sümboolikat, aga samas ta on niivõrd selline, ma ei taha öelda tühi, aga Neutraalne. ta on selline, kuhu võib tegelikult iga inimene minna oma palvete, oma mõtetega. Et neid kohti on. Ja ma arvan, et ega ütleme, usklikud kogu maailmas ikkagi pigem aktsepteerivad üksteist. Et inimesed teavad, mis on nende südames, mis on nende tõde. Aga teisipidi, üks usklik inimene ju saab aru, et teine inimene on ka Jumala loodud ja tal on oma taust ja see pärand, millega tema on siia ilma tulnud. Ja küllap me oma erinevaid teid mööda sammume, aga lõpuks seal kusagil teispoolsuses kohtume. Ma arvan, et selline suhtumine pigem on nagu valdav. Loomulikult on alati äärmuslasi, kes seda pilti kuidagimoodi lõhuvad, aga ma pigem nagu usun, et valdavalt on selline üksteise tunnustamine ja armastamine. Ma küsin su käest viimase küsimuse, Meelis. Milleks me peaks uskuma? Mis inimene sellest saab, kui ta usub? Vist ei olegi võimalik vastata, et miks peaks uskuma. Lihtsalt on inimesi, kes usuvad. Et on inimesi, kellele on see usk südamesse pandud või see usk tekib. Nii ta on, et Aga kuidas sa seda kui mõõdad? teda ei ole, ei mõõdagi ja usk on või ei ole. Ja see ei ole ju religiooniga tegelikult seotud usk. Võib olla ka ju religiooniväline usk. Ja no kõik meie teadmised, eks ole, mis me nagu õpime kas või koolis, et on asju muidugi, mida saab valemitega tõestada, aga on hulk teadmisi, mis on ikkagi õpitud ja me usume, et need õpikud on õigesti kirjutatud. Et eks ta on nii. No ma arvan, et see usk, nii nagu on armastust vaja, ma usun, et nii on seda usaldust ka vaja, et see usk ja usaldus käivad nagu käsikäes, et kui nagu millessegi ei usu, et siis võib-olla on kuidagi väga üksi ja väga kõle siin ilmas astuda. Aga kui on usku ja usaldust, et siis on võib-olla natukene turvalisem. Väga ilus mõte.
Aitäh sulle, Meelis. Oli väga mõtlema panev. Et saame oma neljapäeva õhtu minna ja mõelda natukene selle peale, kuidas kohelda iseennast nii, et me näitaks välja oma tänulikkust oma loojatele, on need siis meie vanemad või, või kõige väelisem Jumal. Ja mõtleme selle peale, kuidas saaks hoida oma füüsilist ja oma vaimset tervist ja tõesti usk ja usaldus ja armastus. 3 asja, mis ilmtingimata aitavad ka kõige raskematest aegadest üle. Nii et mina tänan sind, Meelis, veel kord. Soovin sulle kõige paremat sinna Londonisse. Tervita kõiki Hyde Parki oravaid palun minu poolt. Tore, aitäh, et sa kutsusid mind ja tervitused ka siis Eestisse. Ja aitäh, anname kõikidele edasi. Ja mina tänan sind ka, minu kuulaja ja vaataja. Mine tunne rõõmu sellest, et me ei ole siin maailmas päris üksi ja saame oma vastutust natukene ka kellegagi jagada ja meil on kellele olla tänulik selle eest, et me siin ilmas elame. Soovin sulle imelist neljapäeva õhtut ja kohtume jälle.